Kuule, täna tuli nii ilus countdown. Ja jälle siuke tunne üle pika aja nagu hakkaks raketiga Kuule sõitma. Popkulturistide raketiga popkulturistide Kuule. Otse läbi poposfääri. Oleks võinud kuidagi lahedam olla, mul on siuke tunne. No see on, ma arvan, et see on minu viimane lause ka enne mu surivoodil. Mis asi? Et see oleks võinud lahedam olla? Jah. Okei. Jaa. Ma arvan, et see on see üks asi, mis jääbki närima lõpuks. Me oleme mõlemad suht kapsad. Olukord on selline, et sina olid kella 1 öösel üleval, tuiasid mööda linna ringi nagu 17-aastane. Ma tuiasin mööda linna ringi nagu 35-aastane tegelikult. No okei, aga ma käisin ette monotükki vaatamas ja siis ma sõin õhtust peale seda ja tarbisin jooki. Okei, no sa sõnastasid selle palju kultuursemaks kui mu esialgne ettekujutus. Eriti see monotükk. Eriti see joomine. See monotükk oli kõige labasem osa sellest kirjeldusest. See oli väga tore monotükk. Kes see tegi seda monotükki? Oota, ma vaatan kohe järgi, ma ei tea peast. Niimoodi, nii sügava jälje sa siis jättiski. Hey Siri, where did I go yesterday and who did I see? Asi on selles, et mul lihtsalt ei jäägi kõik asjad meelde. See üritus on läbi, nii et mul on nagu raske siia leida seda nagu, kus ma selle kohta nüüd leian, kui see üritus läbi on. Vaata, ma üritan chat GPT käest küsida, et keda sa eile vaatamas käisid. Ja mis ta sulle vastab? Ei, ma lihtsalt ütlesin seda, ma tegelikult ei tee seda. Okay. See kõlas nagu naljakas asi, mida öelda. Okei, kui ma juba selle välja ütlesin, chat GPT. Mulle meeldib see, et me oleme vaikselt muutumas chat GPT saateks. Jah, aga see olid on ka ajad, tõsi kus meil olid hoopis kõikide teised peateemad. See on ka kõikide saadetega juhtunud, mul on siuke tunne, see on lihtsalt see, kus me nüüd tänapäeval ja üldiselt elame. Näed, ma leidsin lõpuks selle üles. Ma leidsin ka. Oota, enne kui sa ütled, ma küsin, mida chat GPT ütleb. Sest mina leidsin juba vastuse, võib-olla ma olen isegi kiirem kui chat GPT, et veel nii hulluks pole see asi läinud. See on muide nagu super hea saate sisu praegu, ma ei tea, miks me seda... See on väga hea ja see läheb veel paremaks, sest et chat GPT vabandab ja ütleb, et ta ei tea. Ta ütleb, et ta on ainult AI. Ma käisin Charlie Mullinari vaatamas, kes on Briti näitlejanna. Ja ta tegi siin siukest etendust, mille nimi oli Revelations ehk paljastused. Oli väga meelelahutuslik. Ja mida sina tegid, et sa nüüd ennast üleval hoidsid? Mina olin ärkvel nagu 13-aastane. Sina tuiasid ringi nagu 17-aastane. Ma olin ärkvel nagu 13-aastane ja kammisin läbi Nintendo 3DSi e-poodi, sest et see pannakse kinni. Me täna salvestame kuupäeval 26. märts ja kell tiksub, nii et ilmselt vähem kui 24 tunni pärast muutub Nintendo 3DS lihtsalt telliskivi tükiks põhimõtteliselt. Või õigem on öelda lihtsalt plasttellise tükiks. No tegelikult see on liialdus, lihtsalt e-pood pannakse kinni igaveseks, nii 3DSi kui ka Wii U e-pood ja viimane võimalus midagi sealt endale haarata ja ütleme kohe selle kõva häälega välja, loomulikult on võimalik edaspidi kasutada ebaseaduslikke vahendeid, et interneti vahendusel endale erinevaid mängufaile ikkagi sinna leida. Sinna SD-kaardile leida, mis selle konsooli sees pesitseb ja kõike meeles hoiab, aga ikkagi, kes vähegi hoolivad mängutegijatest ja selle tööstuse heast käekäigust,
ja kes ikkagi noh, tahavad seda respekti välja näidata sellega, et nad päriselt maksavad asjade eest, mille eest nad on tänulikud ja mida nad naudivad, siis neil on jah, praegu väga palju tegemist, ühesõnaga nende digitaalsete riiulite vahel ringi saalides ja siblides. Ma olen vaadanud tohutul hulgal. Kõik te seal 13 käite ja saalite ringi? Kõik need 13 inimest, kes veel kasutavad Nintendo 3DS-i ja Wii U e-poodi, on praegu magamata ja kõik oma säästud ära kulutanud kahjuks. Nii et seis ei ole hea, aga seal oli väga palju selliseid küll viimase minuti selliseid maailmalõpu allahindlusi, kus mingisugused 40-eurosed mängud olid, ma ei tea, 2 euro peale või 80 sendi peale alla hinnatud ja nii edasi, nii et ma sealt üht-teist ikkagi sain. Aga jah, et on muidugi ka väga palju, ühesõnaga seal põhiline dilemma lõpuks oligi see, et nagu, et kas haarata endale lihtsalt nagu hinna järgi asju või siis haarata endale asju harulduse järgi, sest et mõned 3DS-i mängud eksisteerivad ainult digitaalsel kujul siin meie maailmajaos vähemalt. Nii et homsest alates ei olegi neid enam võimalik osta. Ja siis oli vaja lihtsalt seal teha natukene mingeid arvutusi, sest et see SD-kaart ei olnud ka nagu lõputu mahutavusega ja ma pidin seal vaatama, et mis siis lõpuks on oluline. Sa pidid suure maatriks-tabeli tegema, et hinnata ma tegin suure maatriks-tabeli, mul on mul on kodu kolme erineva toa seinad on täis erinevaid selliseid märkmeid, küll on tõmmatud, punased niidid. Nende nööpnõeltega tõmbasin jah, nagu need punased lõnganiidid või tõmbasin niimoodi paberite vahele ja märkmete vahele ja ma olen väsinud, aga ma ei kahetse. Sest nüüd mul on jälle terve hunnik mänge, mida ma mitte kunagi ei mängi. See tõesti kõlab väga mitte kahetsusväärselt. Ma olen sulle uhke. See kõlab targalt, see kõlab vastutustundlikult, see kõlab arukalt, mõistlikult, täiskasvanulikult, mõistlikult, tervemõistuslikult. Magada ei olegi vaja, raha kokku hoida ei ole vaja. Ühesõnaga, aga ühesõnaga, me tegelikult oleme äärmiselt kultuursed ja teeme väga soliidseid otsuseid ja väga kultuurset saadet. Ja selle tõestuseks meil on esimene reportaaž sündmuskohalt, mida me teinud oleme oma popkulturistide ajaloos, ehk siis me käisime Kussivo. Ma arvan, et alustame enne saatega, siis räägime, kuhu me läksime. Väga hea, väga hea. Tere, minu nimi on Ivo Krustok. Tere, mina olen Jim Ashilevi. Ja te kuulate saadet? Te kuulate saadet, kus elevant teeb taustal, ma ei tea, kas keegi kuulis seda, võib-olla mikrofoni ei korjanud seda üles, aga mu kõrval on ka üks 2-aastane toimetaja, kes vaatab tahvlist multikaid ja toimetab. Ühesõnaga, nii et sellest need looma ja hääled. Jaa, et sellist saadet kuulategi. Ja me käisime, kus kohas, Ivo? Me käisime Fotograafiska muuseumis Tallinnas vaatamas Andres Serrano näitust Kurikuulsad. See juhtus ühel pühapäevasel päeval, või oli see laupäev, ma enam ei mäleta, see ei olegi nii oluline. Aga meil paluti tulla näitust vaatama, öeldi, et tulge vaadake peale sellele kõigele, mis siin toimub ja andke ka oma hinnang. Ja meile tundus kõige mõistlikum selles olukorras võtta ka teid kaasa sinna näitusele ja natukene siis kohapealseid mõtteid jagada sellest, mida me näeme ja mida me kogeme ja kuidas meil seal üldse olla on, mida me sõime, mida me jõime, millega ja kuidas me liikusime seal näituste saalide vahel.
et anda võimalikult selline üks-ühele kogemus sellest näitusest, mille peamine eesmärk on midagi näha, et te siis saaksite midagi kuulata. Te võite seda muidugi käsitleda ka sellena, et näiteks kui te hetkel kohe olete kuskil Tallinna peal kõndimas ja mõtlete, tahaks ka seda näitust näha, siis te võite käsitleda meie praegust saadet audiotuurina. Ehk siis pange pausile, jalutage Fotograafiskasse ja siis varsti te saate täpselt samasugusest ja saate samasuguse kogemuse osaliseks, nagu meie saime, sest me saame teid sinna kaasa võtta. Ja võib-olla see on väga hea võimalus tegelikult, me ei olegi sellist võimalust oma kuulajatele varem pakkunud, olla audiogiid ja aidata mõista seda, mida siis seal muuseumis inimestele näidatakse. Mitte, et meie kuulajad ei oleks täiesti võimelised ka ise lahti hammustama kõiki neid tähendusi ja sõnumeid, aga see on lihtsalt üks lisavõimalus saada veel üks perspektiiv kahelt tähelepanelikult ja tundlikult noormehelt. Aga võib-olla alustamegi siis fuajeest. Me astusime Fotograafiskasse sisse, nii nagu ka võib-olla mõni meie kuulaja, kes hetkel kasutab meid oma giididena ja vaatasime ringi, kas osta postkaarte, kas osta pusa endale, kas osta võib-olla mingi fotoraamat. Ei, me peame kõigepealt ikkagi sööma, nii et me läksime siis sinna võileiva leti äärde, valisime välja endale 2 võileiba, mõlema nimed olid, mäletad, mis võikude nimed olid? Ma pakun, et näiteks Arno nimelised võileivad. See oli mulle esimene kord elus süüa võileiba, millel on inimese nimi. Ma ei tea, kuidas sinuga? Ma ei tea, ma olen söönud Big Mac, kõlab ka nagu veits nagu inimese nimi, see on ka võileib, millel on inimese nimi samas. Nii et ma ei tea, võib-olla siis ei olnud, aga kindlasti on see harv juhus. Ma ei ole kunagi Big Maci tajunud inimese nimena. Aga ta võib seda ometi olla. Ta võib seda ometi olla. Ja nüüd, kui sa seda ütled, siis ma olen täiesti kindel, et kuskil maailmas, tõenäoliselt Ameerikas, elab keegi, kelle ametlik nimi on Big Mac. Igal juhul Arno võileivad söödud, kohv joodud, suundusime, ma nüüd ei mäleta, kas see oli 3. või 4. korrus. Igal juhul näituse saali. Ütleme 3. See oli korrus, kuhu liftiga ei saanud. Yeah. Mis peaks andma juba vihje selle kohta, kui eriline see näitus oli. Sinna juba igaüks ära eksida ei saa. Sinna tuleb minna sihilikult, teadlikult. Meid oli ka sinna kenasti saadetud. Me nagu sai mainitud, käisime seal fotograafis ka enda lahkel kutsel ja lahkel loal ja siis me jõudsime näituse saali ja hakkasime kõva häälega saadet tegema, nii nagu kõik inimesed lootsid. Nii nagu praegu. Nii et kõik need inimesed, kes olid tulnud oma mõnusat hommikupoolikut veetma hea fotokunsti seltsis, nende hommik sai siis üle võetud popkulturistide lakkamatu möla, tüütute naljade ja ebahuvitavate kommentaaride poolt. Ja nüüd saate te seda kuulata ka teie. Nii, iseenesest peaks see kõik nüüd toimima. Jim, kus me oleme? Mul on hästi lihtne, ma lihtsalt suunan selle sulle ja ma ei pea üldse nagu ise liiga palju tööd tegema. Ja, väga hea. Me oleme siin Fotograafiskas Tallinnas. Fotograafiska kutsus meid külla, sest et siin on selline näitus üleval nagu Kurikuulsad. Näituse autor on Andres Serrano ja me oleme siin, et teha oma ajaloo esimest reportaaži sündmuskohalt. Mõtlesime, et kutsume teid kaasa vähemasti natukenegi, et vaadata, mis on meie esimesed muljed ja miks ka teie võib-olla tunneksite huvi selle vastu, mis siin välja pandud on. Ja ühtlasi siin on teised inimesed ka, kuigi on laupäeva hommik.
ja nii et võib juhtuda, et me ei räägi mitte midagi. Sest et muidu me lihtsalt segaksime inimesi ja ajaksime neid närvi. Jah. Hästi, aga lähme vaatame näitusele ja ajame inimesi närvi. Meie taustal on vaikselt kuulda Serrano enda häält ja esimesse saali sisse astudes on kohe nagu siuke väga veider tunne, et esimese asjana ma vaatasin, et nüüd on kõik siin tootefotod, aga tooted tunduvad nii kohutavalt rassistlikud, et ilmselgelt on nad välja mõeldud ja tehtud nagu proppidena ja siis üles pildistatud. Aga seda kõike siin lugedes on pigem selge, et need on kõik olnud päris tooted kunagi, sest ajast, mil Ameerika kultuur oli oluliselt rassistlikum või vähemalt väljaspidiselt nähtavalt oluliselt rassistlikum, kui ta on täna. Ja need ongi tõesti päris tooted siin, mis siin üles pildistatud on Serrano poolt. Ja me praegu seisame siin selle näituse seina juures, kus on sissejuhatavad tekstid 3 keeles, eesti, inglise ja vene keeles ja kogu teksti ette lugema ei hakka, aga siin on öeldud, et Serrano esiteks on Ameerika kunstnik, ta sündis 50. aastal, 20. sajandil ja ta on omas vallas kurikuulus. Mina kuulen Serranost esimest korda elus, mis on üllatav, sest et ma tean ju kõike ja ma olen enda arust kõigega kursis, aga näed, see oli siis kõige tähtsaga. No ka ebavajalikuga ma olen kursis, aga see Serrano kujuline lünk oli ikkagi minu sees ja see sai nüüd täidetud või saab nüüd järgnevate minutite jooksul, kui ma olen kogu näitusega ära näinud. Aga Serrano selle sissejuhatava teksti järgi on skandaalne ja provokatiivne kunstnik. Siin on kirjas, et Serrano pildistab inimesi, paiku ja asju, millest enamik meist häbenedes, vastikustundega või haavunult pigem eemale hoiaks. Ja see näitus siin konkreetselt, nagu Ivo juba ütles, tegelebki rassismi teemaga. Seda näitust nimetatakse siin rassismi portreeks ja rassismi avatakse siin siis läbi tootefotode, millel on jaburalt rassistlikud kujundused siltidel ja ma näen ka ühte sükest musta kaltsunukku ühe pildi peal. Jah, vaatame ringi natukene ja siis võib-olla saame spetsiifilisemalt rääkida mõnest teosest ka. Vaatame. But if I do provoke, then it means that I'm doing something right. Because I think art should provoke people to think, if nothing else. I don't want to make the kind of work that you go by and you say, and you ignore, or you don't, it doesn't make an impact. So even when I'm not trying to provoke you, I still want you to respond to the work. You saw something that you thought, wow, that made an impression on me, good or bad. Me püüame siin kogu aeg vaadata, et inimesi liiga palju me ümber ei oleks, sest ilmselgelt oleme live-raportaaži tegelemisega väga mugavad. Tegelikult see on ka aidanud, kui ma olen lihtsalt koputanud inimestele õlale ja öelnud, et vabandust, me sulgeme nüüd. Ja see on kusjuures hea nipp olnud. Et siin oli oma 50 inimest, aga nüüd on umbes 12. Meie ja veel 10 inimest. Inimesed on vaadanud, kuidas me seisame diktofoniga siin ja salvestame ja siis üks meist palub inimestel lahkuda, nii et nad ei tule enam meie lähedal õnneks. Ma arvan, et see on täpselt see, mida fotograafis ka lootis, et siin juhtuma hakkab, kui nad meid siia kutsusid. Et ma jääb inimesed minema. Ja ei ole vaja vaadata neid rassistlikke teoseid, minge välja ja elage paremini ise kuidagi. No mida me näeme siin? Me seisame praegu 2 suure formaadilise foto ees. Need on musta puitraamiga mõlemad ja mõlemal pildil on kujutatud värvilist fotot. Värvilist fotot. Väga tehniliseks läinud.
aga meie saadet kuulavad eksperdid ja spetsialistid kuidagi teistmoodi ei saagi, ma ei hakka lihtsustama siin. Mida me näeme siin fotodel? No fotodel on toodud erinevad tooted, mis on üldiselt tavaliselt näiteks purgi või siukse pakendikujulised ja nad on valgustatud ääretult ühtlaselt. See on väga kvaliteetne, ilus tootefotograafia, väga ütleme selge joonega, väga terav, väga hästi kujutatud, ka komponeeritud, need tooted on paigutatud väga ilusasti. Mõlemal fotol on sellised plekk dooside tornid. Vanast ajast siis selgelt siuke 20. sajandi alguspoole graafiline disain vaatab meile vastu siin. Kuigi peab tunnistama, et mind väga üllatab, et need tooted on siin osaliselt ka 40-ndatest, 1940-ndatest, ehk siis mitte nii kaugel minevikus, kui tahaks mitte päris sajandi alguses isegi. Ja kõikidel nendel kohvipuru doosidel ja tubaka plekk doosidel on peal siis kas mustanahalised tegelased või siis põlisameeriklased, indiaanlased, keda on kujutatud siis ülimalt stereotüüpilisel ja isegi mitte stereotüüpilisel, vaid sellisel nagu halvustaval ja mõnitaval sellises nagu karikatuuri stiilis, on ju. Et näiteks siin on siuke punane tubaka doos, kus on selline afroga ja ülisuure ninarõnga ja kõrvarõngaga mustanahaline naisterahvas ja siis alla on siuke suur kiri nigger hair ja tegu on tubakaga, siis suitsetamiseks mõeldud tubakaga. Nii et päris palju rängem bränd, ütleme nii, kui ükski muu, mis praegu turul liigub. Et karmim kui leek. Karmim kui leek. Ja ma vaatan, et siin see indiaanlastega need purgid siin, need on ka ikkagi täpselt sellised, nagu te võite ette kujutada, et siuksed seiklusjutte maalt ja merelt tüüpi sulgedega ja erinevate looma nahkadega kaetud sellised uhked ja samas üldse mitte inimeste moodi sellised nagu müütilised karakterid siis vaatavad siin vasakule ja paremale ja otse kaamerasse, et müüa kohvi, mis seal on mingisugune puhastuspulber, abrasive powder. Ja. Kõige huvitav, ma isegi osasid nendest toodetest täpselt ei mõista, aga need tunduvad tõesti kas näiteks mingid kohvitee või toiduga seotud purgid olevat. Ja vaata, näiteks siin on ka see mingisugune siuke pesupulbri pakk, mille nimi on fun to wash ja siis seal on selline mustanahaline naine naeratab otse vaatajale silma, aga see kõik on kuidagi õõvastav. Me oleme jõudnud näituse lõppu ja ilmselt ka kõige õõvastavama osa juurde, kus siis ei ole enam välja pandud mitte sellised nii-öelda karikatuursed kujutised rassistlikust kultuurist Ameerikas, vaid ikkagi juba väga reaalsed ja väga otsesed näited sellest, mida kui kohutavalt inimestega käituti ja mida nendega tehti sel ajal, kui rassism Ameerikas oma nii-öelda siis, ma ei tea, see on võib-olla vale sõna kasutada, aga tippaegadel oli või siis nii-öelda reaalsed orjastamis- ja koonduslaagrite nii-öelda ajastu näited. Ja siin on näitus jõuab ka tegelikult Ameerikast väljapoole. Praegu seisame näiteks foto ees, mis pärineb aastast 1942 ja seal näidatakse siis jaapanlastele mõeldud koonduslaagri tuba, kus kaks naisterahvast just nagu väga rahulikult ja rõõmsalt koovad ja loevad raamatut, aga siis siin samas kõrval on kohe ka teise maailmasõja Saksamaa koonduslaagri, ma eeldan, et see on Saksamaal tehtud pilt, kus on siis pildi pealkiri on surmalaager ja me näeme lihtsalt
sellist laipade kuhja, ma isegi ei tea, kuidas seda kirjeldada, see kõik on nagu väga õõvastav. Mul on tunne, et need mõlemad on ikkagi Ameerikast. Mul on tunne, et nii see surmalaager kui ka see pilt Jaapani koonduslaagrist on tegelikult mõlemad selle sama Ameerika rassismi ilmingud. Arvates mulle tundub, et see surmalaagri pilt on ikkagi juba nagu Auschwitzi kontekst. Küll aga koonduslaagreid jaapanlastele tehti ka Ameerikas peale Pearl Harborit. Ja. Aga kõik see on lihtsalt kirjeldamatult kohutav. Ja siin ennist kandisime mööda ka ei saa öelda tootefotost, vaid siuksest nagu eseme fotost, kus oli siis pildistatud üles selline rinnamärk, mis oli antud tunnustuseks lintšimise eest siis kellelegi Ku Klux Klani liikmele. KKK liikmetest ja seal oli aastaarv ka peal, see oli midagi sellist nagu 1867 midagi sellist. Jah, et see on näitus, kus ütleme nii, et poole ajast sa nagu irvitad ja siis ülejäänud poole ajast oled täiesti masendunud. ja väljud masendunult, ma arvan. Ja, aga põhimõtteliselt nagu et ka see irvitamine ei ole siuke nagu rõõmust kantud ja lõbustatusest kantud, vaid pigem sellest absurdi tundest, mis tekib, kui sa näed, kust me oleme tulnud ja mis on mingitel ajahetkedel ajaloos olnud just nagu normaalne ja atraktiivne, piisavalt atraktiivne, et näiteks müüa midagi. Ja mida me tahaks võib-olla unustada. Aga selleks see näitus siin ongi, et ei unustaks ja siin unustamisest rääkides ma korraks tegin mingi imeliku hirve kepslemise sammu. Sest ma mõtlesin, et ma lähen vaatlen üle, mis selle inimese nimi oli, kes need sõnad ütles, aga ma ei hakka kepslema tagasi. Ühesõnaga, siin on erinevaid tekste ja näituse saalide seintel, mida saab tulla siis ise lugema, kui on huvi, aga üks viimaseid tekste enne näituse välisust ütleb, et sageli meid valdabki impulss unustada see kõik ja lihtsalt liikuda edasi, nii-öelda lõpetada ära see rassismist rääkimine lootuses, et siis kaob ka rassism ära. Aga see näitus toob väga selgelt välja ja ka see tekst seal tõi elegantselt välja selle, kuidas igasugune selline teema vältimine ja rasketest teemadest üleüldse hoidumine on privileeg ja luksus, mida saavad lubada endale inimesed, keda see probleemistik otseselt ei puuduta. Ja kui sa samas oled olukorras, kus see puudutab sind väga otseselt ja mõjutab sinu võimalusi maailmas hakkama saada, ühiskonnas hakkama saada ja võimalusi terveks jääda ja ellu jääda isegi, siis paratamatult sa oled sunnitud seda teemat arutama kas enda sees või teistega igapäevaselt ja oma elupäevade lõpuni ilmselt. Nii et selles mõttes nagu väga raju selline hüppelaud mingisugusesse arutelusse, mida me ei olegi võib-olla, me ei ole vist kordagi popkulturistides päris spetsiifiliselt sellistel teemadel rääkinud, nii et see on igati mõtlema panev üritus siin praegu. Ja ma loodan, et kui teil see kõik huvi tekita, siis te leiate selle aja ja käite ka selle näituse läbi, et kindlasti annab see pildi, mida ei tasuks unustada ja ei tohiks unustada sellest, kust maailm on tulnud ja ega ei ole ka kindel, et ei pruugi kunagi tagasi minna.
nii, sellised olid meie siis kogemused või mõtted ja noh, jah, sellised olid meie mõtted. Ma ei oskagi seda lauset kuidagi paremini sõnastada. Sellest muuseumi külastusest on nüüd umbes nädal möödas, me oleme saanud vahepeal lasta nendel mõtetel ja tunnetel settida, oleme saanud natukene mõelda ka muudele asjadele peale rassismi ja kuidas sulle tundub nüüd tagasi vaadates, Ivo, mis on selle näituse väärtus, miks inimesed peaksid seda vaatama minema? Väärtus, jah. Ma pean tunnistama, ma mõtlesin sellele näitusele ja seal nähtule veel päris mitu päeva peale seda, kui ma seal käisin. Ma arvan, et me oleme seda siin saates päris alguse poole, ma mäletan, oleme ka nagu käsitlenud ja rääkinud, et Eesti on väga, rassi mõttes väga selline homogeenne ühiskond. Meil ei ole väga palju kokkupuudet inimestel erinevast rassist, väga palju erineva taustaga inimestega ei puutu kokku Eestis olles ja elades. Et kui sa elad kuskil teises riigis või reisid palju, siis rohkem, aga Eesti-siseselt see on selline teema, kus mul on tunne, et tõesti saada aru ja mõista rassismi on teatud mõttes keeruline, kui sa ise seda spetsiifiliselt ette ei võta uurida. Ja mul on tunne, et tegelikult senini päris hästi väga paljud inimesed Eestis ei mõistagi, kui kohutav, kui läbiv, kui laialdane Ameerikas oli ja paljuski on ka täna veel rassism, mistõttu see näitus ehk annab natukene aimu sellest, kui nagu me seal klipis ka rääkisime, suuresti me näeme sellist tootefotograafiat ja tootefotograafia selles mõttes on väga võimas sõnumikandja, sest see näitab täpselt seda, kui igapäevane, kui laialdane, üldine, kõike ümbritsev see rassism on olnud ja kindlasti mingis mõttes on ka veel täna. Nii et ma arvan, et see näitus võiks olla selline, mis natukenegi avab kogu seda temaatikat ka eestlase jaoks, et mõista, miks Ameerikas võivad tänini need pinged näiteks nii kõrged olla, mida inimesed oma elus kogetu põhjal täna veel võivad mõelda seal ühiskonnas ja eks ta ikkagi teatud mõttes on selliselt üles ehitatud, et ta raputab üsna korralikult see näitus oma sellise võika ja õõvastava olekuga. Ja see keskne aspekt või element nähtud näituse juures, ehk siis tootefotograafia, on väga salakaval viis, kuidas üldse kogu seda temaatikat ja problemaatikat avada. Sest et kui muidu on väga levinud see seisukoht, et kunst või looming peaks seisma lahus poliitikast. On inimesi, kellele nagu absoluutselt ei meeldi, kui mõni muusik näiteks selle asemel, et minna stuudiosse ja teha uus album, tuleb järsku kuskile meediasse ja hakkab avaldama arvamust mingite poliitiliste jõudude vastu või poolt, või kui mõni maalikunstnik seda teeb või tantsija, et väga sageli me kuuleme, kuidas hakatakse siis ütlema sellele inimesele, et mine tagasi oma liistude juurde ja ära siin kobise, et mängi meile muusikat, mitte ära hakka siin seletama meile, et keda me peame valima või mida me peame sööma. Ja tootefotograafia on selline huvitav valdkond või kategooria, kus tegelikult saavad ju kokku kaks loomingulist distsipliini, fotograafia ja tootedisain,
noh, tootedisainis veel omakorda on seal on ju see selline see pool või osakond, kes siis annab tootele kuju ja mõtleb välja, et mis materjalid seal peaksid olema kasutusel ja siis on ka ütleme, graafilised disainerid tavaliselt seotud selle toote disainiga, sest et nemad annavad sellele tootele siis näo lõpuks või sildi vähemalt. Nii et erinevad loomingulised inimesed tulevad kokku, et oma oskusi ja andeid kasutades paisata midagi turule, millest saab harilik tarbeese või mingisugune toiduaine või midagi muud sellist väga harilikku, mis lihtsalt leiab oma koha meie sellises igapäeva olustikus, meie olmes ja mida me ei hakka eriti üldse kuidagi vaatama kunstiteosena, sest et kunst on ikkagi see, mis ripub kuskil galeriis või mida näidatakse kuskil teatris või linnaväljakul mingi erilise sündmuse raames. Aga et me harilikult ei mõtle oma piimapakkidest ja tikutopsidest ja tubaka doosidest kui kunstiteostest, aga nüüd seal Fotograafiskas Serrano näitusel ühtäkki tõstetakse siis need igapäeva tarbeesemed kunstiteose pjedestaalile ja seal hakkab toimuma mingisugune väga-väga imelik nihe, kus kuidagi ilma seda sõnades välja ütlemata öeldakse meile muuhulgas ikkagi ka seda või näidatakse õigupoolest meile seda, kuidas kunst ei seisa kunagi poliitikast lahus. Ja see muutub kõige ilmsemaks just nimelt sellistes kohtades, kuhu me pole harjunud vaatama, et üldse mingisugust sõnumit või poliitilist agendat sealt leida, nagu näiteks tootedisain. Ehk siis asjad, mida me võtame iseenesestmõistetavana, asjad, mis ümbritsevad meid igapäevaselt, asjad, mis on meil kodus riiulitel reas ja poes riiulitel reas ja mis on meil külmikus, mis me vaatavad meile külmikust vastu, need asjad kannavad alati mingisugust sõnumit ja nad on tegelikult omamoodi üks kõige tõhusamaid selliseid Trooja hobuse laadseid viise, kuidas üldse mingisugust kehtivat korda hoida dominantsena siis või hoida võimul. Noh, naljakas on muidugi kõrvutada võib-olla meie sükest praeguse Eesti harilikku tootedisaini sellega, mida me seal näitusel nägime, sest et nii groteskset tootedisaini me ikkagi siin riigis aastal 2023 ei näe. Noh, sa rääkisid, et meil ei ole väga suurt sellist etnilist ja rassilist mitmekesisust siin ühiskonnas, see on täiesti selge, aga selge on ka see, et meil on siiski ka oma sellised vähemusgrupid ja üks moment, ma pean siin saatetoimetajaga asju läbi rääkima. Tal tekkis kommentaar, ma saan aru. Ta ei olnud päris nõus minu selle, ta tundis, et minu teemakäsitlus läheb väga libedale jääle. Ei, jää on alati libe samas, on ju? Jah. Õhuke selle jääle võib-olla. Võib-olla õhuke jää on ohtlik hoopis. Aga ühesõnaga tahtsin öelda, et erinevad allasurutud ja rohkem või vähem sellised represseeritud ühiskonnagrupid on ju ka meil siin riigis olemas ja selles mõttes ei pea ju väga palju pingutama, et aru saada sellistest dünaamikatest erinevates ühiskondades. Ja lihtsalt ma ütlen, et kuigi meil ei ole sellist groteski siin poelettidel näha, nagu me seal Serrano näitusel nägime,
ja mida nägid siis 20. sajandi esimese poole tarbijad igapäevaselt USA-s poelettidel, siis ikkagi on huvitav mõtteharjutus korraks astuda samm või 2 või 3 eemale meie sellisest harjumusest võtta asju iseenesestmõistetavalt ja vaadata näiteks meie poelettidele sellise tulnuka pilguga ja mõelda, et milline sümboolika ja millised sõnumid hakkavad seal kõlama ja domineerima, sest et võib enam kui kindel olla, et mingit lugu see ikkagi jutustab edasi, isegi kui see pealtnäha ei ole nii võigas ja selline jõuliselt ja rõlgelt karikatuurne, aga valitsev kord alati jutustab oma lugu oma sümbolite ja oma selliste värvide ja kompositsiooni tavadega ja see kõik jätkub, ühesõnaga, et me endiselt ei ela maailmas, kus kunst ja poliitika seisavad täiesti lahus ja üks kaval koht, kus hakata seda detektiivitööd tegema, võibki olla harilik toidupood näiteks. Mida sina arvad sellest hoiakust, et kunst ja poliitika peaksid seisma lahus? No, mitte midagi ei ole kunagi lahus poliitikast. Vahel ja me oleme seda siin saates rääkinud ka, et ka mina võitlen vahel selle mõttega, et kas saaks kuidagi artist ja tema arvamused lahus hoida, ütleme üleüldiselt või artisti looming ja tema arvamused lahus hoida, mis minul on väga raske, mida ma olen üritanud nii mõnega artisti puhul teha, aga enamasti mind jääb see ikkagi häirima, vähemalt mingi piirini ja see on kuidagi eriti valus siis, kui näiteks artist nooruspõlves on väga, väga oluline ja tähtis osa sinu elust, aga artisti enda näiteks inimesed vanusega või elatud aastatega ikkagi muutuvad vahel ja võivad muutuda ka drastiliselt ja võivad muutuda ka nende arvamused, et siis näiteks keegi, kes sulle nooruspõlves oli väga tähtis eeskuju, võib mingi hetk olla mingisuguse poliitika või maailmavaate esindaja, mis sulle üldse ei sobi ja tegelikult on see lõpptulemusena ikkagi valus, sest nüüd on need väga tähtsad seosed näiteks nooruspõlvest seotud millegiga, mis sulle midagi negatiivset pakub. Nii et minu jaoks nagu ei ole igasugused sellised asjad, kus keegi ütleb, et katsu see ja teine lahus hoida maailmas, kus kõik on omavahel seotud ja neid asju nagu tegelikult ei ole võimalik väga lahus hoida, poliitikat ei ole võimalik põhimõtteliselt mitte millestki elus nagu lahus hoida, siis mul ei ole see nagu väga tõsiselt võetav üldiselt ja ma üritasin sel ajal, kui sa rääkisid nagu natukene mõelda ka, et kas meil on täna veel Eestis näiteks tooteid, mis näiteks oma pakendi kujunditelt või visuaalidelt võivad mõjuda mingisuguse ma ei tea, rahvuse või etnilise grupi osas väga negatiivselt. Ja ma ei tea, see on huvitav mõte sul minna selle pilguga poodi ringi käima, ma arvan, et ma teen seda, sest ma ei ole seda teinud, küll aga ma tean, et on näiteks olnud ka meil, ma ei tea, indiaani kultuuri visuaalidega, pakendidisaini, ma ei tea, teepakke tuleb väga palju meelde igasuguste selliste eksootiliste nii-öelda kujundite inimestega, kaanel ja ma pean ausalt tunnistama, et ma pole ammu näinud seda, aga teistpidi tõenäoliselt ma ei ole ka märganud või vaadanud või otsinud seda, et kas seal võib olla selliseid alatoone. See näitus, kus meie käisime muidugi, see on võib-olla see vahe ka nii-öelda rassism
täna Eestis versus rassism Ameerikas tol ajal. Rassism Ameerikas mustanahaliste vastu mingitel perioodidel, noh, me ei rääkinud mitte mingitest alltoonidest, vaid see oli läbiv ja väga võikalt otse nagu ühiskonna igas asjas esil. Täna me räägime alltoonidest väga paljuski, sellepärast et noh, õnneks ei pea meie ühiskonnad sellist rassismi aktsepteeritavaks, vähemalt enamasti. Aga kindlasti nii Ameerikas täna kui ka Eestis täna kui ka tõenäoliselt veel pikka aega tulevikus on need alltoonid alati olemas ja nendest nii-öelda üleüldiselt lahti saada on väga keeruline. Kas neid asju kunagi lahku tasukski võtta on ka veel omaette küsimus. Ma ei usu, et noh, me peaksime hoidma kunsti ja poliitika omavahel lahus või üldse. Siin meil just hiljuti olid ka valimised Eestis, et noh, ma arvan, et poliitika on nii oluline ühiskonna osa, et me ei peakski seda kuidagi millestki lahus hoidma ja ka kunstnike läbi nende loomingu ja nende loomingu kõrval me peame inimesi, kes on avalikkuse pilgus ja avaldavad laiale avalikkusele suuri mõtteid, peavadki vastutama sellest, mida nad väljendavad ja neid tuleb selle osas küsimuse alla seada ja neid tuleb vahel ka korrale kutsuda, kui see, mida nad väljendavad, ei ole kellelegi ei ole laiemas kontekstis ühiskonnale vastuvõetav näiteks või teeb kellelegi väga-väga liiga või haiget. See ei tähenda, et nad ei võiks oma mõtteid vabalt väljendada, aga kõikide mõtete väljendamisel on ka teatavad tagajärjed, millega siis peab tegelema. Et noh, siit on hästi lihtne minna edasi, meil tegelikult saab siin teha jälle reklaami Discordile. et tulge meie Discordi lugema, kirjutama ja kaasa mõtlema, et meile tegelikult pakuti välja ka teema, et tagantjärele on hakatud mingeid raamatuid tsenseerima, et noh, kuidas ja mida sellest mõelda. Ja tegelikult see Serrano näitus ka selles osas ehk annab natukene konteksti, et kui mingi teos on kirjutatud Ameerikas sel ajal, kui näiteks sinu ümber on säärane maailmapilt või säärane maailm, kus rassism on nii levinud, tavapärane ja mitte hukkamõistetav, et siis see kindlasti mõjutab ka seda teost ja vahel sinna teosesse läbi selle tuleb igasuguseid väljendeid, mõttekäike, asju, kujundeid, mida me täna enam nagu õigeks ei pea, mis tänases nii-öelda pildis ja nägemuses ei ole enam midagi, mida me tahame kas või näiteks oma lastele edasi anda või ilma kontekstita anda. Ja seetõttu, noh, ma ei ole isegi kindel, kui palju me räägime siin tsenseerimisest versus sellest, et noh, ta on tsenseerimine, aga ta teatud mõttes on ka nagu selline modernsete või ütleme tänapäevase siis sellise nägemuse ausam edasikandmine ehk. Ma ei oskagi seda paremini praegu öelda, et me on väljendeid ja sõnu, mis näiteks on või mõttekäike, mis on mingile suurele osale inimestele või isegi väiksele osale inimestele väga-väga valusad ja võib-olla me ei taha neid lihtsalt edasi kanda läbi põlvkondade, et see ei tähenda, et selle ajalooga ei pea tutvuma, vastupidi, selle ajalooga peab olema kursis, aga me ei soovi luua või taasluua või kuidagi lubada sellist taustafooni võib-olla enam oma ühiskonnas, mis võib seda nii-öelda hoolimatust näiteks mingite inimrühmade suunas tekitada. Ja see on väga huvitav, et sa sinna teemasse sujuvalt üle läksid, sest et see on täiesti loogiliselt ja orgaaniliselt seotud ka selle Serrano poolt tõstatatud problemaatikaga, kuigi on jällegi mõnes mõttes täitsa siuke omamoodi problemaatika, aga minu lühike kommentaar sellele teemale on selline, et keel muutub ajas ja sõnade tähendused muutuvad ajas ja tegelikult
ei ole olemas ühtegi vana alusteksti, mille sõnastused ei oleks ajas muutunud korduvalt. Me võime siin vaadata erinevate pühakirjade poole, me võime näiteks mõelda piiblist kui sellisest kultuuri alustekstist, mis on läbinud mitmeid erinevaid, kuidas öelda, ümberkirjutusi, siis võib-olla ümberkirjutus on natuke vale sõna, aga erinevaid tõlkeid, ütleme siis. Ja tõlkes, nagu me teame, läheb sageli midagi kaduma ja tihtipeale tuleb tõlke kaudu ka midagi juurde. Nii et lõpuks otsustada siis, milline on see üks ja ainus õige piibel, kus on siis nagu täiesti õigesti kõik asjad ära sõnastatud. Noh, see saab olema üks pikk arutelu, ma arvan. Ja mis puudutab erinevaid selliseid, ma ei tea, 21. sajandile lähemal, ajajoonel lähemal asetsevaid kirjandusteoseid, mille suhtes me tunneme veel võib-olla natuke rohkem sükest, et seal on tunda veel seda autori puudutust, on ju, et vist oli Roald Dahl oli vist see autor, kelle tekste siin muudeti natukene, et ta ei ole ju sugugi mingisugune iidne, antiikne autor, kelle puhul meil on tegelikult nagu juba ebaselge või raske tajuda seda inimest seal taga, et see tekst ise lihtsalt elab mingit oma elu ja ta on nagu osa sellest õhust, mida me hingame, et Roald Dahl elas veel piisavalt vähe aega tagasi siin meie seas, et tundub, ma saan aru, kuidas see võib kuidagi liiga jõulise sekkumisena tunduda, et oot, et siin ta nüüd alles oli ja kirjutas ja kõigile meeldis ja nüüd siis me lõikame sealt kääridega mingeid lauseid välja nendest raamatutest või et kas nii on õige teha. Aga jällegi, kui me võtame mingisuguseid muid kuulsaid näiteid, näiteks Shakespeare, kes elas natuke kauem aega tagasi kui Roald Dahl, aga siiski mitte ka tuhandeid aastaid tagasi. Shakespeare, kes meist on lugenud Shakespeare'i teoseid nii-öelda sellel õigel esialgsel kujul? Ma arvan, et väga vähesed inimesed, isegi väga vähesed ingliskeelt, ma ei tea, emakeelena kõnelevaid inimesi on lugenud nagu nii-öelda seda päris originaal Shakespeare'i, sest et ka inglise keel on viimase 400-500 aasta jooksul läbinud nii palju erinevaid selliseid versioone siis või selliseid peavooluversioone. Jah, et sellest lähtuvalt on muutunud ka see, kuidas me tõlgendame tekste, sest et jällegi sõnade tähendus ajas muutub, inimesed nagu ajas kasutavad keelt erinevalt ja paljuski see, et Shakespeare'i on kogu aeg kaasajastatud ja toodud üle siis nagu uude kehtivasse sellisesse tavakeelde, ongi hoidnud teda elus, ongi hoidnud tema teoseid elus ja on hoidnud neid ligipääsetavatena kõigile inimestele. Sest et praeguse seisuga see originaaltekst või need originaaltekstid oleksid tavalugejale ikkagi nagu päris raskesti mõistetavad, sest et lihtsalt need sõnad ei tähenda enam seda, mida nad tähendasid. Paljusid sõnu me isegi enam ei tea või ei tunne ära, lauseehitused on muutunud ja nii edasi ja nii edasi. Nii et minu meelest lõppkokkuvõttes, kui loo sõnum jääb samaks ja selle loo hing, ütleme, nagu jääb sinna teosesse sisse alles, siis ongi ju kõik just nagu hästi. Et kas me saame taandada lõpuks teose väärtuse sellele, et seal on, ma ei tea, mingit inimgruppi nimetatud sõnaga, mida me enam ei taha kasutada,
selle inimgrupi suhtes, sest et see teeb haiget ja on alandav ja lihtsalt ajale jalgu jäänud. Kas see muudab fundamentaalselt loo mõtet, kui me kaasajastame tekste vastavalt sellele, et millised väljendid on meil nagu harilikud ja normaalsed. Sest et ega Roald Dahl, ma ei ole süvenenud Dahli elulukku ja ma ei tea, mis oli tema vaade elule laiemalt ja millise erakonna poolt ta valis. Aga ma eeldan, lähtudes tema mainest ja sellest, kui palavalt teda armastatakse, et ta ei olnud mingisugune väga õudne inimene. Ja ma kujutan ette ka, et võib-olla need terminid, sõnad, mida siis praegusel ajal vahetatakse välja uuemate ja sobivamate vastu, et ma eeldan, et need ka omal ajal ei pandud sinna kirja selle mõttega, et nendes lõikudes siis alandada ja pisendada ja tõrjuda eemale mingeid kindlaid inimrühmasid näiteks. Aga kui see tänapäeval niimoodi mõjub, siis see ju hakkab töötama sellele teosele endale vastu tegelikult ja hakkab moonutama selle loo sõnumit ja mõtet. Ehk siis selleks, et tuua see lugu tagasi lugeja juurde ja lasta tal olla selline, nagu ta esialgu pidigi olema, siis on täiesti normaalne natukene kohendada, ma arvan, siit ja sealt. Ja. Praegu siuke zeitgeisti asi, mida siia otsa öelda, oleks väga liiderlik käsitlus sellest teemast. Okei. Kui jah, nimetada meie oma saadete, ma ei tea, meie oma saatesarja 5 osa, võtta seda kokku zeitgeistina, siis igatahes jah, see on, ma just nagu lihtsalt sellel ajal veel mõtlesin ka, kuidas et me tegelikult ju nendes aruteludes, kus alati tekib küsimus, kas mingist raamatust mingeid asju ümber nagu nimetada, kirjutada või eemaldada, jõuab jutt kuidagi mingisuguse üldise tsenseerimiseni ja mingi püüuga midagi täielikult ära kaotada, et siis tegelikult seesama näitus, see Serrano näitus on ka väga hea näide sellest, et see, et me täna mingeid teemasid ei taha käsitleda kui normaalset ja sellist paljundamist väärt mõttena, ei tähenda seda, et me nendest asjadest ei räägiks, sest see näitus avab ja on täiesti tsenseerimata kujutus sellest, kui rassistlikult on võimalik, eks ole, ühiskonnas asju teha. Ja see ei ole tsenseeritud, sinna võib minna, seda võib uurida, näha, vaadata, mõelda, kas sellest kõigest positiivselt, negatiivselt, neutraalselt või kuidas iganes keegi soovib. Et see ei ole kuidagi piiratud, aga ta on kontekstis. Ta on selles kontekstis, kuidas meie täna oma ühiskonnas seda näeme ja kontekst on oluline, mistõttu ei saa midagi mitte millestki lihtsalt eemal olevalt vaadata. On see siis artist või tema looming või poliitika või rassism. Jaa, see on väga õige, see, mis sa välja tõid, et kontekst on ülimalt tähtis. Sõnad ja pildid ja teod ei ole niisama neutraalsed mitte kunagi. Need alati asetuvad mingisse konteksti ja see kontekst annab lõpuks sellele sõnale või pildile või teole tema sellise moraalse või eetilise mõõtme või kaalu. Ja mulle meenub üks väike seik ühest teosest, millega ma ise olen seotud, see on arvutimäng Disco Elysium, ma luban, ma sellest liiga pikalt ei räägi, aga põhimõtteliselt seal sai ka tehtud ühel hetkel tol hetkel minu jaoks väga huvitav otsus tsenseerida ära üks sõna ja kui esialgu see tundus mulle nagu
kummaline, et miks siis just see sõna, kui siin teoses kõlavad igasugused sõnad niikuinii, mis on ühel või teisel moel kuidagi julged või siuksed äärmuslikud või kriipivad. Et siis ikkagi lõppkokkuvõttes arvestades selle teose autorite sõnumit ja enda nagu tegelikke väärtushinnanguid, oli selle ühe sõna tsenseerimine väga kõnekas ja andis tegelikult vihje selle kohta, millisesse maailma me ise tahame liikuda või mis on meie meelest kuidagi väärt seda, et me neid asju kuidagi korrates hoiaksime endiselt nagu alles ja hoiaks ja mida me jätkuvalt normaliseeriksime ja mis on need asjad, mida me tahame tegelikult, millest me tahame nagu eemale minna. Ma isegi ei ütle, mis sõna see oli tegelikult, see on siis siuke nuputamismäng inimestele, aga igal juhul on olemas mõned dialoogid selles mängus teatud tegelastega, kes aeg-ajalt ütlevad seda sõna ja selle sõna ajal on lihtsalt raadiosahin. Ja lõpuks, kui mäng oli väljas, siis tuli meile erinevaid kirju fännidelt, kes tänasid meid selle eest, et me selle sõna jätsime välja ütlemata ja peitsime sahina taha, sest et see oli nende jaoks oluline toetusavaldus, ütleme nii. Ja see läks neile korda ja sellel teol oli oma väärtus, mida võib-olla mõned inimesed ei näinud, kes tahtsid näha seda pigem siukse mingi järjekordse woke kultuuri ilminguna, kus me ise suukorvistame ennast ja sõna ei ole enam vaba ja bla bla bla, onju. Et ma vaidleks vastu, et see oli väga teadlik tegu ja selle teo antud kontekstis see tegu tegelikult sisaldas endas sõnumit, mis oma olemuselt oli toetusavaldus. Ja minu meelest selline nagu tulevikku vaatavat hoiakut eviv tegu. Aga Serrano peale mõeldes, jah, seal on kõik nähtaval ilusti, seal ei ole midagi peidetud. Isegi kõhe oli, kuidas seal, mäletad see viimane kõige pisem näituse ruum oli siukse kardina taga või siukse eesriide taga, et sinna tuli nagu ise minna. Siis hakkas kohe süda natuke kiiremini põksuma rinnus, sest et hakkasid kohe mõtlema, et nii, mida siin hakatakse näitama ja no seda oli kuulda meie häältest, ma arvan, et kuidas see viimane saal mõjus. Aga kokkuvõttes jah, et ma ei arva, et see näitus oleks, ma ei taha, et jääks kõlama mingisugune selline ma ei tea, sõnum siis siin selles saatelõigus, et tegu on sellise järeleaitamistunniga eestlastele, kes ei saa rassismist mõhkugi aru ja et nüüd siis fotograafikas on võimalik minna ja õppida, et mida mõeldakse, kui öeldakse rassism. et ma arvan, et nagu päris nii nagu elukauged fotograafiska külastajad siiski harilikult ei ole. Aga jah, et ma usun, et ei pea olema ameeriklane selleks, et esiteks, et see näitus korda läheks ja haiget teeks ja kriibiks ja mõtlema paneks. Ja teiseks ma arvan, et jah, jällegi kogu see poliitika ja kunsti ja domineeriva väärtussüsteemi või väärtusruumi uurimiseks on see siuke väga, väga huvitav katalüsaator või julgustaja või inspireerija see näitus.
ja see, mis sa ütlesid, et jah, et huvitav on mõelda, et mis siis Eesti toidupoes vastu võiks vaadata, mis oleks niivõrd kriipiv ja solvav ja alandav. Ma arvan, et see ei pea tingimata isegi olema solvav ja alandav alati. Pigem mu jutu mõte oli see, et tihtipeale me näeme, me saame lugeda välja, et milline on kehtiv väärtusruum ja ütleme, domineeriv selline poliitika, vaadates asju, mida me oleme harjunud pidama iseenesestmõistetavateks. Et tihtipeale hakkab see lugu lahti rulluma just nendes kohtades ja toidupood on üks harilikumaid selliseid kohtumispaikasid üldse ilmselt kogu ühiskonnal ja me harilikult ei lähe toidupoodi selle mõttega, et saada sealt memo selle kohta, et kus me omadega oleme oma väärtusruumis ja oma kehtivas poliitilises süsteemis. Aga noh, et need sõnumid ei pea olema alati lood repressioonist ja alandamisest, et need võivad rääkida ka millestki muust. Aga midagi on sealt võimalik lõpuks ikkagi kokku lugeda. Ja Serrano tõi selle väga ekstreemsel kujul välja. Ja oli mingisugune kolmas point ka, mille ma tahtsin välja tuua, mille peale see näitus pani mind mõtlema, aga võib-olla sa räägid ise vahepeal, siis ma katsun seda meenutada. Mul siin üks 2-aastane tuterdab ringi niimoodi kõikudes ja kätega lehvitades, nii et ma ei ole kindel, kui kaua ta nagu päriselt püsti püsib ja mis hetkel ta kukub näoli. Ma mõtlesin seda analoogiat võib-olla natukene laiendada, et sa ütlesid, et see pole järeleaitamistund, et kindlasti ta ei ole järeleaitamistund, aga ehk on ta selline lisamaterjal, mis pakub väärtuslikku konteksti inimestele kogu selles diskussioonis. Ja see on väga õige point, sest ma arvan, et ka see on teiste inimeste kannatused muutuvad aina tühisemaks ja ma ei tea, ebausutavamaks, mida kaugemale need jäävad justkui meie enda kultuuriruumist või poliitilisest süsteemist või meie enda, ma ei tea, lihtsalt igapäevaelust, on ju. Ja paljuski jõuabki kogu see süke rassismi teema meieni läbi popkultuuri, läbi võib-olla mingite laulusõnade ja sarjade ja see kõik võib jätta lõpuks sükse petliku mulje, et tegu on lihtsalt sükse, et tegu ongi mingisuguse sükse troobiga või klišeega, mida me oleme harjunud nägema telekast või kuulma raadiost, aga et see ei ole ju päris elu, sest et et ma siin ümberringi küll ei näe, et keegi nagu nii väga siin nüüd nagu selle teemaga nii palju tegeleks, et ju ta üks süke mingisugune moehaigus ole või midagi sükest, on ju. Et ma arvan, et see süke distants on ka omamoodi kerge tekkima ja võib olla natuke nagu raske mõista, et oota, et milles siis lõpuks see probleem on. Mulle hoopis teise nurga alt ja hoopis teistsugune näide, aga ma mäletan, kuidas üks ameeriklane siis, kui Venemaa oli oma sõja teise lainega Ukrainale peale tunginud, siis ja maailmameedia sellest rohkem rääkima hakkas. Ma mäletan, kuidas üks ja mul nagu väga paljudel teistel eestlastel oli ikka nagu äärmiselt raske selle kõigega toime tulla, see oli väga traumeeriv ja hirmutav ja muret tekitav, mida ma igapäevaselt siis nagu uudisvoogudest lugesin ja nägin ja siis samas sattusime rääkima ühe ameeriklasega, kes ei tundnud ennast isiklikult nii puudutatuna sellest kõigest. Ja siis ta ütles, et kui ta
noh, umbes, et kui te tahate minu ausat arvamust kuulda, et siis, et kui ma siin oma nagu sõprade ja tuttavatega räägin ja kui see sõda tuleb jutuks, siis ausalt öeldes nagu minu ringkondades inimesed väga hästi ei saa aru, et mis jagelemine see neil seal üldse on, et mis vahe üldse on nendel ukrainlastel ja venelastel, et see tundub rohkem nagu sihuke tribal war, olid need sõnad, mida ta kasutas. Ja ma mäletan, kuidas mul siis sees lause kihvatas selle peale, sest et see tundus nii ignorantne ja vildakas tõlgendus kogu sellest olukorrast ja niivõrd selline nagu alandavalt pisendav vaade kogu sellele konfliktile. Et on lihtsalt mingisugused hõimlased, kes seal omavahel nagu tülitsevad, et lõpetagu ära, et mis ja üldse, mis see meisse puutub. No ma kujutan ette, et kogu see süke Ameerika keskne rassismi teema võib tegelikult väga paljudele inimestele tunduda nagu sarnane probleem, et mida te seal nagu, esiteks, mida te vingute, teil on ju kõik hästi, on ju, et teil oli isegi mustanahaline president, ja teiseks nagu, et see rassism, et see on lihtsalt sihuke pop teema, millest rääkida, sest et see kõlab nagu, see näeb sarjas äge välja ja kõlab rap-loos nagu kuidagi jõuliselt ja alfalt, ma ei tea. Et see Serrano näitus jah, selles mõttes toob selle siukse inimliku ja ometi nagu väga teemondliku mõõtme ilusti nähtavale ja teeb seda nii lihtsalt ja sõnumit peale surumata, et ma arvan, et sealt saalist väljudes on mõtteainet ikka pikaks ajaks. Nõus. Rääkimata sellest, et fotograafia kvaliteet on seal väga hea. Tõesti, need olid et tegu ei ole ainult siukse propagandaga, vaid nagu reaalselt nii kohutav, välja arvatud see kõige viimane saal, seal tõesti nagu ei saa mingist nagu fotograafia ilust enam väga rääkida, seal oli lihtsalt nagu siuke põrgu vaatas pildilt vastu, aga need ülejäänud pildid, mis olid ikkagi Serrano enda loodud, need olid ka lihtsalt siukse fotokunstina väga kvaliteetsed. Väga oskuslik tootefotograafia. Jaa, mida sa fotograafina, mis on su fotograafi hinnang, Ivo? See oligi just väga oskuslik tootefotograafia, ääretult ilusasti valgustatud, väga ilusasti, väga hea kompositsioon, hästi läbimõtestatud, kuidas neid erinevaid asju edasi kanda, nii et minu jaoks oli ka jah, tõesti kunstiliselt väga huvitav näitus. Nii et me täname Fotograafiskat küllakutse eest. Tuleme hea meelega veel. Seal toimub sageli põnevaid asju, nii et andke märku. Ja ma loodan, et kui saab jälle külla tulla. Ma loodan, et te kasutasite meie audiotuuri giidi asja siin nüüd edukalt. Te olete tagasi, või te olete nüüdseks juba kõik need saalid ka omaette läbinud. Olete tagasi jõudnud, ma ei tea, foyeesse või võib-olla te olete isegi juba majast lahkunud. Aga igatahes ma loodan, et ka teil, kui te otsustasite koos meiega seda näitust külastada, oli meeldiv näituse külastuskogemus. Ja kui on veel minemata, siis meeldetuletuseks nii palju, et näitus on üleval 14. maini. Me räägime siis aastast 2023. Meie saade loodetavasti läheb üles sellisel kuupäeval, et on veel umbes kuukene värskel kuulajal aega, et leida endale sobiv hetk näituse külastamiseks. Aga kui sa kuulad seda saadet pärast 14. maid ja näitus ei ole enam üleval, siis kahjuks tuleb leppida ainult selle audio kommentaariga siin. Ja nii on, kui magad maha
näitused on alati ajutised. See on peamine õppetund siin, ma ütleks, kui üldse midagi, kui on üldse üks asi, mida ma lõpuks tahaks, et mis jääks kõlama sellest meie käsitlusest, siis see, et näitused pole kunagi igavesed. Aga Andres Serrano jääb kurikuulsaks alati. Ivo, sa oled siin Gorillase uut albumit kuulanud nüüd pühendunult ja täitsa naudid seda, nagu ma Discordist lugesin. Ja ma üldse ei imesta, sest et see on väga hea album. Ma tahtsin küsida sult, kas sa seda Albarniga tehtud intervjuud oled näinud? Kas see oli see Apple Music oma või? See Apple Music oma. Jaa, olen. See on väga lahe. See on väga vahva, on ju? Ma tead, kuidas ma selle leidsin või? Ei tea, kuidas ma selle otsa sattusin, see oli... Oot, las ma pakun, sa nägid seda väikest lõiku sellest, kuidas ta Gorillase ühe kõige kuulsama loo tegi lihtsalt kasutades juba ette valmis tehtud sample'it ühe süntesaatori sees. Sellest tehti mingisugune meem põhimõtteliselt, ma mäletan, et ma nägin Twitteris seda. Jaa, ma sattusin selle otsa tõesti läbi, ma pakun Instagram Reelsi, kus siis keegi oli teinud, et Damon Albarn is a musical genius ja siis Damon Albarn, it's basically just this preset, eks kus ta siis vajutab sellisel seadmel nagu Suzuki Omnichord OM300, vajutab mingisuguse sisse salvestatud nagu tootega kaasa tuleva, kuidas factory preset, ehk siis juba tootega kaasa tuleva sellise meloodia põhimõtteliselt. Paneb käima väikse palakese. See on üks ühele lihtsalt Clint Eastwood. Jah. See on väga naljakas. Mina hakkasin küll mõtlema, et kas niimoodi võib teha või? Ikka võib. Ei, ma saan aru, et nagu popmuusikas on juba pikalt kasutatud sampleid, see on osa kogu sellest traditsioonist ja nii edasi, et sa võtad mingi olemasoleva pala ja siis kasutad seda uuel moel oma loos uuesti, aga kuidas on, näiteks sellise süntesaatori puhul, mida ta kasutas seda lugu tehes, loomulikult ei ole need süntesaatori helid ju kuidagi autoriõigustega kaitstud, sest et vastasel juhul ei saakski ükski muusik ühtegi syntesaatorit kasutada. Aga mis puudutab siukseid ette valmis tehtud meloodiaid lausa, millel on trummid ja mingid muud pillid ja kõik asjad on nagu kokku pandud, et ongi siuke väike demopala, et kas need ei ole kuidagi, ma mõtlen, kas Albarn või Gorillase, ma ei tea, management ei pidanud maksma sellele süntesaatori firmale mingeid autoritasusid, ma olen lihtsalt mõelnud, sest et eriti arvestades, kui kuulsaks see lugu sai, see on Gorillase kõige kuulsam lugu võib-olla. Jah, vaata, siin on lihtsalt see, et oluline on kontekst, mille jaoks ka need asjad on loodud, et me ei räägi siin autori loomingust, mis on süntesaatori sisse salvestatud, vaid see on üks nagu nii-öelda tausta, ühesõnaga see seade, see Suzuki Omnichord võimaldab sul mängida endale tausta, kui sa näiteks esined, see on üks selle seade funktsioone ja ka see nii-öelda osa on siis selline, mille kõrgust ja mingit osa saad sa muuta vastavalt nagu helistikule ja liigutada seda mööda helistikku üles-alla, et tegelikult Damon Albarn kasutab seda nii, nagu see on ette nähtud antud kontekstis lugu luues, et ta lisab sinna peale oma enda veel touchid ja ongi lugu, et selles suhtes ta ei tee midagi, mis oleks kuidagi kahtlase väärtusega, lihtsalt sedasama väikest muusikajuppi on kuulnud ilmselt 100 või 1000 inimesed ja keegi nendest pole tulnud selle peale, et sellest saaks ilgelt hea loo nimega Clint Eastwood, eks ole. Ja lihtsalt paratamatult käib peast läbi ka mõte, et
see vaene inimene, kes seal süntesaatori tehases selle meloodia jupi välja mõtles ja sinna süntesaatorisse pani, kui ta saaks mingigi protsendi selle loo tuludest endale, siis ta võib-olla ei peakski tööl käima juba aastaid. Aga noh, nii see on alati, lõpuks ju võib ka öelda, ma ei tea, iga vahendi kohta võib lõpuks niimoodi öelda, kui seda vahendit keegi kasutab mingil hetkel mingisuguse kunstiteose tegemiseks või muusikapala loomiseks. Mulle meenub näiteks ka üks äsja nähtud videoklipp intervjuust. Mis on Billie Eilishi venna nimi? Phineas, just. Phineasiga, kus ta rääkis, kuidas sündis lugu Bad Guy, mis on nende üks kuulsamaid palasid, eks ole, Phineasi ja Billy üks kuulsamaid palasid, võib-olla oligi nende siuke läbimurde, nagu, kui mitte läbimurde hitt, siis see oli see, millega nad reaalselt hakkasid kõiki edetabeleid ja raadiosaadete playlist'e domineerima. Bad Guy hi-hati tärin pärineb tegelikult valgusfoori seest et nad käisid Austraalias ja nagu me teame, siis erinevates kohtades valgusfoorid niimoodi tiksuvad, on ju, et anda nägemisvaegusega inimestele paremini aimu, millal on turvaline teed ületada. Ja Austraalias siis nad sattusid teed ületama kohas, kus valgusfoor tärises niimoodi huvitavalt ja lausa nii huvitavalt, et nad salvestasid selle tärina endale mingisse seadmesse ja siis lihtsalt kasutasid seda Bad Guy hi-hatina põhimõtteliselt siis, on ju. Et väga-väga lahe, noh, et sellised, mulle alati meeldivad sellised lood, see on nii lahe, kui sa tagantjärele avastad, et mingid asjad jällegi, mis on olnud sinu jaoks nagu iseenesest mõistetavad ja juba ammu tuttavad, on tegelikult kokku klopsitud mingisugustest kõige tavalisematest ja ma ei tea, mööda minnes avastatud asjadest. Ma olen teinud näiteks oma kraanikausist klahvpilli. Või noh, ma olen sample'inud seda heli, mis juhtub, kui lüüa mingisuguse esemega vastu mu kraanikaussi. Ja siis ma tegin sellest sample'i ja siis ma olen sellest teinud siis väikese klahvpilli. Ma võin siia vahele mängida tükikese heli sellest. Selline. Okei. Ma ei kuulnud seda. Ma ei saa seda praegu reaalajas sulle teha. Aga ma eeldan, et see reaktsioon, mis mu seest tuli, oli adekvaatne. Oli, kindlasti oli. Klahvpilli, seda ma pole küll varem kuulnud, et kraanikausist keegi klahvpilli oleks teinud. Ma oleks arvanud, et kui sa oleks öelnud, et sellise trummilaadse asja, siis ma oleksin saanud aru. Aga klahvpilli? Mu kraanikaus heliseb väga ilusasti. Sellest saab ka meie osa pealkiri, ma arvan. Võib-olla tõesti. Ühesõnaga, jah, Gorillasil, uus plaat, Cracker Island. Ma ei tea, mingil põhjusel on mõned muusikaarvustajad, nende hulgas näiteks ka The Internet's Busiest Music Nerd, The Needle Drop või Anthony Fantano selle plaadi osas olnud kergelt kriitilised, just et see on veits siuke igav ja ei paku nagu väga palju midagi uut ja huvitavat, aga ausalt öeldes see on ülimõnus album minu jaoks, üli hästi produtseeritud, väga mõnusate lugudega, täpselt siuke Gorillaz, mis mulle tegelikult kohutavalt meeldib, siuke eklektiline, aga samas poleeritud popmuusika
ja minu meelest Damon Albarn nii jällegi oma täiesti friikide sõnadega kui oma uskumatute meloodiatega ja lihtsalt nii mõnusa häälega on selles plaadis taaskord teinud minu jaoks väga, väga armsa teose. Siin on nii mitu lugu, mis mulle kohutavalt meeldivad, mille ma võib-olla eraldi tooks välja või tõstataks, on lugu nimega Baby Queen, mis pole küll lemmiklugu sellelt plaadilt, aga ta on väga hea lugu sellelt plaadilt ja ma ei teadnudki selle loo nii-öelda tausta, et väidetavalt Damon Albarn siis kohtus 97. aastal Tais esinedes siis tol ajal 14-aastase Tai printsessiga, kes tuli nende kontsertit kuulama ja siis, kui mängiti Blurri kõige kuulsamat lugu Song 2, ilmselt see on Blurri kõige kuulsam lugu, ühte kõige kuulsamatest lugudest, siis tõusis Tai printsess oma troonilt üles, mis siis oli selle miksimislaua lähedal ja hüppas nii-öelda publikusse, tegi stage dive'i. Ja lugu Baby Queen siis räägib unenäost, mis Damon Albarnil oli sellest, kuidas ta kohtub uuesti selle printsessiga, aga nüüd ta on juba suureks kasvanud. Ma ei teadnud seda taustalugu. Jaa, seal albumil on mitu väga-väga head lugu. Oil meeldib mulle väga-väga, mis on tehtud siis Fleetwood Macist tuntud lauljanna, aita mind välja. Stevie Nicks. Just, Stevie Nicksiga väga mõnusasti kõlavad nende hääled kokku. Silent Running, väga-väga hea lugu. Mis lugu Tame Impalaga oli tehtud sellise... New Gold. Jah, jälle, üli mõnus. Et ma ei tea, kuidagi väga mõnusalt produtseeritud siuke pop-album, kindlasti üks selle aasta selliseid kõrgpunkte minu jaoks muusikaliselt. Ma arvan, et kui me aasta lõpus hakkame mingeid kokkuvõtteid tegema, siis me räägime sellest albumist veel. Ja ma pean ütlema, et minu jaoks Gorillaz on alati olnud siuke bänd, mille puhul ma olen nagu kogu aeg tahtnud, et see meeldiks mulle natuke rohkem. Sest et see on siuke muusika, mis minu kõrvadele kõlab nagu peaaegu täiuslikult, aga midagi on seal nii nagu, ma ei taha öelda hingetu, aga selles on midagi nagu, Gorillase muusika on nii kontseptuaalselt pop alati olnud, et ta kõlab nagu mingisugune hästi disainitud siuke toode või mingi reklaamitrikk mu jaoks sageli. Ja kui ma olen, ja mul tulevad nagu siuksed Gorillase hood peale aeg-ajalt, kus ma võtan jälle mingi albumi ette ja üritan sinna sukelduda ja seda nautida täiel rinnal. Ja siis on alati siuke tunne olnud, et midagi jääb nagu ikkagi puudu või mul nagu hakkab igav natuke, et sealt puudub nagu see mingi viimane siuke vint, mis teeks selle mu jaoks nagu lõpuni huvitavaks või kuidagi siukseks nagu puudutavaks või korda minevaks või et näiteks Blur, ma olen alati nagu mõelnud, et Blur on nagu selles mõttes siuke palju, et ta leiab nagu kiiremini siukse otsetee mu, ma ei tea, südamesse, et ta liigutab mind nagu kiiremini. Aga Gorillase puhul jah, mul on alati olnud see mingisugune siuke, mingi õõnsus on jäänud sinna muusikasse alles, millest ma ei saa üle ega ümber. Aga siis loomulikult on mingisugused üksikud palad, mis mind ikkagi läbi aastate on saatnud ja mille tõttu Gorillaz tõmbab mind enda juurde muud kui tagasi. Ja ma ütleks, et minu jaoks nüüd see Cracker Island on võib-olla see murdepunkt, kus ma tunnen, et okei, mitte et sinna oleks tulnud nüüd juurde kõik see hingestatus ja ma ei tea, mingi filosoofiline kaal, mida ma võib-olla sealt olen otsinud tulutult, aga vähemalt ma olen, minu sees käis see mingisugune klõps ära, et ma õppisin Gorillast lihtsalt niimoodi muretult nautima. Jah, nii et selles mõttes on tegu võib-olla minu seni kõige lemmikuma
Gorillase albumiga. On erinevaid palasid, mis mulle on väga meeldinud läbi aegade, aga album tervikuna pole mulle varem võib-olla niimoodi meeldinud nagu Cracker Island nüüd. Et väga-väga mõnus pop-album. Nõus. Väga ka mulle täiesti tervikuna nauditav teos, kuigi võib-olla mulle ka, mul seda probleemi ei ole olnud nagu sinul, ma olen täpselt samamoodi väga nautinud ka selliseid plaate nagu Demon Days eriti ja Plastic Beach aga jah, ta on näiteks võrreldes Plastic Beachiga mulle tundub, et see plaat on nagu võib-olla palju rohkematele inimestele palju mõnusamalt nauditav ja see ei ole, seda võib pidada halvemaks ja igavamaks variandiks, aga seda võib pidada ka oluliselt paremaks. Nii et kuidas iganes, kuulake, see on väga hea plaat. Jaa, kuulake, see on väga hea plaat. Mul on ka teistsugune muusikaline soovitus veel, sellepärast et ma olen siin hiljuti katsetanud või mitte katsetanud, lihtsalt kasutanud, ütleme siis niipidi, sellist Eesti rakendust nagu Fairmus või ma ei teagi, kuidas seda Fairmuse, ei, ühesõnaga, ma panen lingi siis, seda leiab üles Fairmus, mis on voogedastusteenus muusika jaoks, mis on mille fookuses on nii-öelda kohaliku muusika esile tõstmine. Et täna on peamine turg on Eesti, kus nad siis on praegu oma, kus see on loodud ja millele fookus on seatud, aga ma saan aru, et plaan on laieneda ka teistesse riikidesse just mõttega, et toetada, tõsta esile, näidata ka seda muusikat, mida kohalikult tehakse, et Eesti kontekstis siis Eesti artiste. Ja see on selles suhtes hästi lahe voogedastusteenus, et tõesti avad selle ja sa saad sealt siukest muusikat, mida tegelikult ma ei ole isegi Spotify'st leidnud ja vahel üldse enam mitte kuskilt leidnud. Näiteks mul on olemas kuskil Chalice'i plaat Süsteem CD kujul, aga ma ei tea, kus, mis tõttu on olnud omajagu aega möödas sellest, millal ma seda viimati kuulata sain, sest süsteem ei ole ka üleval näiteks Spotify's, küll aga leiad seda Fairmus'ist ja süsteemi peal on mitu, ütleme sellist lugu, mida ma pean võib-olla Chalice'i üldse ühtedeks parimateks lugudeks, nagu näiteks Hitimeistrid ja Koos ja nii edasi, et selles suhtes täiesti sealt saab nagu läbi selle platvormi väga, väga lahedaid asju kuulata ja teine artist või ansambel, keda ma siin olen praegu kuidagi taasavastanud või kuulanud, on olnud Ultima Thule, väidetavalt siis üks Eesti esimesi päris rockbände ja nende plaate jälgedes ja Ingel ja Suli ka samamoodi ma tean, et nad on mul kuskil olemas CD-plaadi kujul ja taaskord ma ei tea kus pärast, ma ei tea, 13 kolimist oma elus. nii et mul on võimalik nad läbi selle platvormi ettevõtte kuulata ja need on tõesti olnud väga, väga mõnusad ja lahedad taasavastamised. Väga lahe, aitäh, et sa räägid Fairmus'ist. Kas neil on mingisugune, mu toimetaja ei ole nõus, et ma rohkem kommentaare annaksin või arvamust avaldaksin, aga ma katsun seda teha siiski, ma saan pärast karistada, ma tean. Aga kas Fairmus'il, me oleme rääkinud sellest, kuidas voogedastusplatvormid on siuke nii ja naa värk, et me ei saa neist üle ega ümber, aga samas nagu on jube nõme, et artistid ei saa väärilist tasu selle eest, et nende teoseid nende platvormide kaudu levitatakse. Kas Fairmus'i puhul on näiteks see rahastusmudel kuidagi etem kui mujal? Jaa, nende eesmärk on ühest küljest siis läbi selle esilehe ja läbi oma nagu promoteenuse ja tegevuse tõsta esile just neid kohalikke artiste, aga samas see teine pool on siis tõesti see, et ka see raha läheks rohkem nendele artistidele, kes sinu ümber ja sinu kogukonnas nii-öelda muusikat teevad. Ehk siis, kui sa kuulad sealt platvormist mingit ansamblit või mingit plaati või mingit artisti, siis see raha
mis on ette nähtud, lähebki sellele artistile, keda sa kuulad. Ehk siis see see ei ole selline üks suur pott nagu Spotify'l, kuhu siis kõik muusika kokku topitakse ja millest siis suurema osa ja enamiku saavad kõige ma ei tea, tuntumad ja enim kuulatumad artistid kuskil kaugel teises riigis ja siis kohalikud artistid ei saa väga midagi. Et ja selles suhtes see nimi kogu sellel rakendusel Fairmus, et see fair pool, et see oleks aus ka nende artistide suhtes, kes seal oma muusikat jagavad, on ka väga oluline. Ivo, sa oled tõeline professionaal, sest et sa suutsid oma mõtte lõpuni rääkida samal ajal, kui üks 2-aastane lihtsalt kiljus sulle kõrva pikalt. Pikalt ilma pausideta. Vot siis. Jaa, mina ei kuulnud, mida sa rääkisid. Ma kuulan seda hiljem saatest. Aga sest et mul nüüd kõrvad vilisevad ja ma arvan, et ma pean minema taastuma. Võib-olla ongi hea hetk tõmmata joon alla tänasele osale. Aga jaa, minge Fotograafiskasse, kuulake oma toimetaja sõna, sest nagu te aru saate siin taustast, kui te seda ei tee, siis tagajärjed on rängad ja Fairmus ja Gorillaz ja Ultima Thule on samuti palavalt armastatud popkulturistide poolt aastal 2023.